tänane sõnum on iseenda vähendamise kohta. Kui palju me tegelikult iseennast vähendame, et teistele meeldida, et teiste maailmavaadetega klappida. Me ei julge väljendada oma soove, me ei julge öelda, mida me tegelikult tahame, sest me kardame näida justkui valed. Aga kujutle ette, kui kõik inimesed vähendavad ennast, et sobituda kuskile, et meeldida oma tuttavale, olla aktsepteeritud oma vanemate poolt. Aastast aastasse me lihtsalt vähendame ja vähendame ja vähendame ennast. Siis me kaotame totaalselt oma väe ära. Meie sisemus justkui hääbub. Meie tõelised soovid justkui kustuvad, sest me ise tühistame neid. Ja siis me oleme ühel hetkel sellises kohas, kus me ei julge öelda, mida me tegelikult tahame, mida me tegelikult soovime. Me ei julge olla tõesed, kooskõlas oma sisemise mina-pildiga, sest me ei taha teisi pahandada. Ei ole vahet, kas sinu olemust aktsepteeritakse või mitte. Oluline on see, et sa jääd tõeseks iseendale. Väljendan ennast täpselt selliselt, nagu sina hetkel tunned. See on kõige olulisem. See, kuidas teised sellele reageerivad, ei ole mitte mingisugust pistmist sinuga. Ma ise tean, et ma endiselt õpin seda, kuidas ma ennast ei vähendaks. Kui ma midagi tunnen, siis ma ütlen selle välja. Muidugi alati läbi armastuse. Teisi kahjustamata. Aga endiselt ka minul on kohti, kus ma vähendan ennast. Kui ma tahan kellelegi midagi öelda, siis ma mõtlen, kuidas saaks nii, et ma ütleks seda pehmemalt või justkui rohkem läbi lillede. Et kui ma otse ütlen, et siis äkki ta mõistab mind hukka. Äkki ta ei saa minust aru. Äkki ta ei ole siis enam minu sõber. Äkki ta hakkab minust siis taga rääkima. Või heidab üldse hõimust välja. Aga kui me vähendame sellega iseennast, me kaotame oma väge. Meie sisemine leeg hääbub. Energia jääb seisma. Palun, kallis, ära vähenda ennast. Ja see on sõnum ka mulle endale. Meeldetuletus mulle endale. Et ma ei vähendaks ennast. Et ma võtaksin ennast vastu täpselt sellisena, nagu mind loodi. Imeline. Ilusat päeva sulle.